Siin Rakveres Uku Aru muusikamajas jagas täna president Alar Karis kätte 203 riiklikku teenetemärki. Need pälvisid inimesed, kelle aastatepikkune töö ja igapäevane panus on muutnud Eestit suuremaks ja paremaks paigaks. Kusjuures terve ametiaja jooksul ei ole president Alar Karis nii palju teenetemärke välja jaganud. Härra president, meil on Eestis nii palju toredaid ja andekaid inimesi, et kuidas me igal aastal ikkagi, sel aastal siis 200 inimest välja valime? See on väga raske töö, sest täpselt sama ongi, et neid inimesi on palju, neid taotlusi on palju. Ma arvan, see on üks raskemaid tööd üldse, mis selles ametis on, sest sa tahaksid ju kõigile anda, sest kõik on ju tublid, ega siis keegi siia ei saada inimest, kes ei ole midagi teinud. Aga valik tuleb teha, et muidu on niimoodi, et kui kõik saavad jälle teenetemärgid, siis ei ole nagu sellel teenetemärgil mõtet. No tore ikka, kui märgatakse, et pole nagu asjad ravenenud siin elus, aga mis on tegelikult palju olulisem, on see, et täna on sõbrapäev ja kui palju minu sõpru on ka täna siin, keda õnnitleda. Kas see siis näitabki, et üks tegus inimene nagu korjab oma ellu ka ikkagi neid teisi tegusaid inimesi, kes on ka sellised andekad ja toredad? No ega ma siis andetute ja väga ebatoredatega vist ei suhtlegi. Aga jah, see on vahva. Üldse, kui see uudis kõigepealt tuli, et sellist asja ei oleks oodanud, et pigem kuidagi harjunud, et kõik sellised teenetemärgid ja asjad käivad nii-öelda karjääri lõppu, võib-olla selline pensionipõlveks, et praegu tuli päris ootamatult ja ma arvan enne kõike tänu Eneli tulemustele see on tulnud, et viimased 4-5 aastat on väga edukad olnud, et eks ma arvan selle pealt see tuli. Spordimehed on ikka kõige õigem küsimus, mis tunne on? Tunne on ülev, et nüüd on ikka juba selle mõttega ju saan harjuda ka mõned ajad, aga siia tulles ikka natuke teistsugune küll. Vaata, ei ole harjunud olemas sellises seltskonnas ja nüüd peab siin natuke aega olema. Tegelikult on nagu meeldiv. Sa andsid ühe lubaduse meile toona, mäletad, kui me sulle teatavaks tegime, et selline tunnustus sinu suunas tuleb. Sa lubas uue ülikonna teha, kas see on nüüd see uus uhke ülikond? See on see, et ikkagi aastas korra või elus korra tuleb ikkagi see tee ette võtta ja teha. Ma olen väga tänulik poistele, kes selle tegid ära. Aeg oli väga vähe. Kätte sain eile õhtul ja enam-vähem, et pole hullu midagi. Mis on ikkagi hoidnud selle kõige juures ja et ikkagi igapäevaselt pingutada selle nimel, et siinsetel inimestel oleks parem elu ja parem elukeskkond? No eks see on ka inimese iseloomust, et ma olen selline natuke kärsitu. Kui mul on mingi eesmärk, siis ma tõesti toimetan nii, et nagu ma ise ütlen, et ma särisen ja siis ma püüan ka oma meeskonda motiveerida, et ka nemad siis säriseksid ja fokusseeriks oma tegemisi. Ja kui asi valmis saab, siis oleme kõik rõõmsad, õnnelikud ja elus on ikka nii, et andmisrõõm on suurem kui saamise rõõm. Kas oli natuke närv sees ka ikka, kui niimoodi presidendi kõrvale läksite? Ma saan aru, et see orden tahtis kohe lendu tõusta. Ei, närvi küll ei olnud, aga actionit on vaja ka teha ju. Rahvale ka midagi? Ja, muidugi. Kui suur tunnustus see teie jaoks ikkagi on? No, medalid kuluvad igas majapidamises ikka ära. Teil on nii palju ilusaid ordeneid juba. Elu jooksul välja teenitud. Aga kas kuhu see presidendi oma siis veel mahub? Seda küsis ka president, eks ole. Vaatsin, võib järgmine aasta ka anda. Küll ruumi leiame. Kas sa oled juba välja mõelnud ka, kuhu sa selle uhke märgiga siis minema hakkad? Kas esmaspäeval, kui kohvinurkas kokku jookseme, on märk rinnas või ikkagi tuleb hoida tähtsateks puhkudeks? Ei, ma saan aru, et selle jaoks on täitsa ikkagi väga suur etikett, kus seda kanda tohib ja mismoodi seda tohib. See leiab mul kodus kindlasti väga väärika koha, et see jääb nähtavale kohale kindlasti, mitte nii, et ma vedan kuskil kappi ära ja et keegi seda ei näe. Ja siis, kui on õige päev ja kui etikett lubab, siis ma kannan seda loomulikult uhkusega. Siin oli väga palju erineva eluvaldkonna inimesi, arstidest, kultuuriteadlasteni, vereandjad sinna vahele. Aga mis neid kõiki võib-olla ühendab? Nad ühendabki see, et nad ei mõtle selle peale, et nad saaksid kunagi teenetemärgi, vaid teevad oma tööd hästi suure innuga. Ja see ongi tulemus, et see ühendabki neid. Eks muidugi Eesti eest hoolimine, ma arvan, ka ühendab neid kõiki.